Tere kõigile! Mul on tõeliselt hea meel, et nii piduliku sissejuhatuse täna saime. Ja muidugi on mul ka hea meel selles mõttes, et on nii palju huvilisi, kes töövõime hindamisest ikkagi kuulata tahavad. Aga ma alustaksin ka natukene humoorikalt, et see on üks minu viimaste kuude tore leid. Ma loodan, et nii mõnelgi teist on kaasraamat juba öökapil. Ma loen teda väikeste osade kaupa, sest siis pikendan seda mõnu. Ja see on Tõnu Õnnepalu raamat, mis räägib siis eestlaste suhtumisest töösse täiesti humoorikas võtmes. Aga kui nüüd tõsisemate teemade juurde minna, siis vähenenud töövõimega inimeste osatähtsus Eestis on tegelikult väga suur. Ja see on keskmiselt ikkagi 10,5%, kui me vaatame kogu Eestit. Ja nagu te näete, need tumedate värvidega piirkonnad paistavad silma. Üllatuseks ei ole see Ida-Virumaa, vaid hoopis need lõunapoolsed kandid, kus on siis vähenenud töövõimega inimeste hulk ikkagi suurem, ehk protsendid ulatuvad peaaegu 20%-ni. Seal võib muidugi arutada, et võib-olla need on ka sotsiaalsed probleemid, töökohtade vahetus, mida iganes, aga igal juhul need on arvud, mis räägivad iseenda eest. Nii, kui me räägime nüüd vähenenud inimestega töövõime arvust, siis 2025. aasta seisuga oli neid 92 700. Kuna töövõimereform käivitus 2016. aastal, siis kuni aastani 2021 ei tähenda see tegelikult seda, et nende vähenenud töövõimetute inimeste arv on järjest tõusnud, vaid kuni 2021. aastani tulid meile üle siis Sotsiaalkindlustusametist need inimesed, kellel eelnevalt oli seal siis vähenenud töövõimet määratud. Mis oli töövõimereformi ajendiks? Et eelkõige oli see ajendiks see, et 2012-2013 aastal töötas vähenenud töövõimega või tervisekahjustustega inimestest umbes 40%. Ja leiti, et seda on kindlasti väga vähe. Ja töövõimereformi eesmärgid olidki ühe ukse poliitika reformi rakendamiseks. Teiseks kindlasti, et oleks terviklik lähenemine inimesele. See tähendab, et töövõime hindamine toetab ka tervisele sobiva töö leidmist ja erinevaid tööturuteenuseid. Ja et inimestele makstaks siis töövõime toetust. Töövõime reformi töövõime hindamise metoodikal oli suur osa just nimelt Eesti Töötervishoiuarstide Seltsil, kes siis selle metoodika 2013. aastal välja töötasid. Mis on need töövõimereformiga kaasnenud muutused? Kui eelnevalt hinnati siis töökaotust või töövõime kaotust ja see oli siis kaas 10–100% võisid olla need numbrid, kui ma nüüd õieti tean, siis praegusel juhul me oleme nagu natuke positiivsemad, me hindame töövõimet, mitte töövõimetust, me maksame töövõimetoetust ja me teeme ka kõik selleks, et need vähenenud töövõimega inimesed ikkagi tööle rakenduksid. Kui me hindame, ma räägin ikka meie, sest ma ise tunnen ka, et ma ikkagi olen ekspertarst, et kui me hindame töövõime osaliseks, siis see tähendab ka seda, et see inimene peab olema tegelikult aktiivne, et saada toetust. Ja aktiivne tähendab seda, et ta kas töötab, õpib või ta siis otsib tööd aktiivselt, see tähendab, ta on Töötukassasse võetud arvele. Ja Töötukassa omalt poolt siis nõustab ja aitab tööd leida ja tööl püsida ja need igapäevaelu toimetulekuks vajalikud toimetused teevad siis Sotsiaalkindlustusamet ja ka kohalikud omavalitsused. Et siin on üks huvitav statistika, mis on nüüd Statistikaameti andmetel toodud, et kui me vaatame osalise ja puuduva töövõimega inimeste hõivemäära, siis see on üsna suur. Et kuni 70% osalise töövõimega inimestest
on siis aktiivne ja ka puuduva töövõimega inimestest ei ole see protsent üldse mitte nullilähedane. Ja aktiivsus tähendab eelkõige seda, et lisaks töötamisele see inimene kas otsib tööd või õpib, kui ta on alla 18 aasta vana, siis tal ei ole aktiivsusnõuet. Ta kas hooldab või ka siis kasvatab alla 3-aastast last ja seal on veel teisi kategooriaid, mille osa on siiski oluliselt väiksem. Ja veel üks statistikaslaid, mis näitab, et kui meil oli 2025. aastal 92 700 vähenenud töövõimega inimest, siis nendest 7000 pluss on tegelikult osalise töövõimega ja nendest töötuid oli ainult 13,3%. Ja paljudel on neist siis ka täidetud see aktiivsuse nõue. Nii et need numbrid on siiski oluliselt paremad ja ma loodan väga, et üks osa sellest töövõimereformi ülesandest on sellega tegelikult täidetud. Nii. Aga mis siis muutus? Veel kord selline kokkuvõttev slaid, mis muutus töövõimereformiga. Ja mina eelkõige tahaksin välja tuua selle, et me ei hinda enam diagnoosipõhiselt, vaid me arvestame sellega, kuidas tervis kahjustab tegelikult siis inimese tegevus ja töövõimet. Räägiksin siis natukene töövõime hindamise metoodikast. Et me hindame inimest nii-öelda 7 valdkonnas, et me tegelikult võtame selle inimese natukene nagu juppideks lahti. Nendest 4 on kehalise võimekuse valdkonnad ja siin on siis liikumine, käeline tegevus, teabe edasiandmine ja vastuvõtmine ja teadvusel püsimine ja enesehooldus. Et nendes valdkondades piiranguid põhjustavad eelkõige kehalised ehk somaatilised haigused. Ja on siis 3 valdkonda, mis on vaimse võimekuse valdkonnad. Need on õppimine ja tegevuste sooritamine, muutustega kohanemine ja ohutajumine ja suhtlemine. Et see teabe edasiandmine ja vastuvõtmine tähendab eelkõige seda, et siin me hindame inimese nägemisfunktsiooni, kuulmisfunktsiooni ja kõnelemise funktsiooni. Ja alati me arvestame sellega, et inimene annab kõigepealt ise oma töövõimele või oma võimekusele hinnangu. Ehk taotlusel ta täidab siis nii-öelda enesehinnanguliselt vastused küsimustele. Ja me arvestame sellega, et meditsiiniandmed peavad alati siis neid piiranguid ka kinnitama. Et kui meil ei ole terviseandmetest diagnoosi, siis me ei saa mitte kuidagi inimese piiranguid kinnitada. Mõlemad pooled on tähtsad, mõlemad poolt võetakse arvesse siis, kui me töövõime hindamist teeme. Ja siin on siis võib-olla näide, et iga kehalise võimekuse valdkonna all on siis ka veel omakorda võtmetegevused. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, kes tunneb suuremat huvi, saab hiljem slaididelt vaadata. Aga näiteks käelise tegevuse juures on siis käte sidutamine, asjade liigutamine, käte osavus. Erinevad võtmetegevused, mis koos võiksid anda pildi sellest, kui võimekad me oleme siis käelise tegevusega seotud toimingute sooritamisel. Ja vaimse võimekuse puhul me siis näiteks suhtlemise valdkonnas hindame seda, kuidas inimene suhtlemisega hakkama saab, kuidas ta suhtleb võõrastega, kuidas ta suhtleb lähedastega. Teine võtmetegevus on kohane käitumine. See on olukorrale vastav käitumine. Siin arvestatakse eelkõige niisugust, kuidas isikud arvestavad sotsiaalsete üldiste normidega, kas nad on agressiivsed enda vastu või teiste vastu. Töövõime hindamise alustala on siis RFK ehk rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon. Ma usun, et teie hulgas on kindlasti neid, kes seda RFK-d ka igapäevases töös kasutavad, taastusarstid, tegelikult on sellega hästi kursis, füsioterapeudid, tõenäoliselt ka töötervishoiuarstid. Aga võib-olla
just nimelt töövõime hindamise seisukohalt on see üks metoodika alustalasid. Ja siin üks natukene keerulisem slaid, kuna meil on ajasurve päris suur, siis ma sellel pikalt ei peatuks, ma tahaksin ainult välja tuua selle, et kui me töövõimet hindame, siis me eelkõige hindame tegutsemise piiranguid. Et tegutsemise piirangud on need raskused, mida inimene võib tegevuste ajal kogeda ja nad on täiesti üleviidavad nii igapäevategevuste sooritamisele kui ka siis tegelikult tööprotsessis vajalike tegevuste tegemiseks. Nende piirangute põhjuseks on enamasti funktsioonihäired ehk siis RFK koodides B-koodidena kasutatud ja eelkõige on siis aluseks struktuurikoodid ehk struktuuri või organi kahjustused, mis omakorda siis piiranguid põhjustavad. Ja võib-olla üks oluline slaid veel selles mõttes, et tegutsemispiirangute raskusastmed jaotatakse meil siis 4 gruppi: kerge, mõõdukas, raske ja täielik piirang. Et mõnikord on ekspertarstil päris raske teha vahet, mis on mõõdukas piirang, mis on raske piirang. Aga mõõdukad piirangud on need, mis häirivad inimese igapäevaelu sageli. Kerged piirangud ei sega väga igapäevaelu ja tõenäoliselt ka töövõimekust ei mõjuta. Raske piirang on see, mille tegemiseks on tihti vaja mitte kõrvalabi, aga abivahendit. Ja täielik piirang on selline, kus inimene ei suuda tegevust teha ilma kõrvalabita, see tähendab teise inimese abita. Tihtilugu ei piisa siin ka abivahendist. Ja kodeeritakse need piirangud siis kerge, mõõdukas, raske, täielik 1, 2, 3, 4. Miks need on olulised? Kui inimesel on vähemalt 2 mõõdukat piirangut ehk tema piirangute koguskoor on 4 või ka rohkem, siis on ekspertarstil juba õigus kaaluda seda, kas tegemist on osalise või puuduva töövõimega. On sellised toredad legendid, et töövõime hindamise ekspertarstiks saab pärast seda, kui kuulad ära sissejuhatava loengu ja siis pusid ise nii nagu oskad. Paraku tegelikkuses on niimoodi, et on tingimused, et ekspertiise tegevad arstid peavad olema kindlasti tegevarstid, kes on viimase 5 aasta jooksul vähemalt 2 aastat töötanud või olnud siis 2 aastat residentuuris. Nad peavad kõik olema läbinud Tartu Ülikooli ja Töötukassa poolt läbi viidud töövõime hindamise koolituse ja tervishoiuteenust osutavas asutuses, kes on hankega siis töövõime hindamise juures, peab olema ka veel ekspertiisimeeskond ja seda eelkõige visiidipõhise hindamise juures. Kus on nüüd meie niisugune natukene murekoht on see, et me oleme tegelikult koolitanud 317 ekspertarsti ja selle hankeperioodi jooksul, mis on hankeperiood, kestab 3 aastat, on siis praegu töötavaid arste registreeritud 118 ja neist aktiivselt hetkel teevad tööd 73. Ma arvan, et see on murekoht ühelt poolt ja teiselt poolt see näitab, et ekspertarsti töö ei ole lihtne. See eeldab ikkagi süvenemist, eeldab analüüsivõimet, eeldab empaatiat ja eeldab ka aega ja kohusetunnet, et ekspertiisid õigel ajal ikkagi vormistatud saaksid. Ja räägime siis töövõime hindamise sammudest. Eelkõige on vajalik, et inimene enne, kui ta töövõimet hindama läheb, oleks käinud 6 kuu jooksul oma perearstil või eriarstil, kes temaga põhiliselt tegeleb, või töötervishoiuarstil. Töövõime hindamise taotluse esitab ta Töötukassale ja kõige olulisem osa siis on ikkagi seesama töövõime hindamise arstlik ekspertiis, mille alusel omakorda Töötukassa teeb uuesti hindamise otsusse. Ja järgnevad siis juba vastavad tööturuteenused. Kõiki töövõime hindamise arstliku ekspertiisi otsuseid on võimalik vaidlustada, sellest ma räägin võib-olla natuke hiljem. Ja töövõime hindamise taotlus on tegelikult üks päris tõsine raamat. Neid, kes seda raamatut veel praegu täidavad, on siiski vähe.
enamus 68% taotlustest esitatakse tegelikult e-töötukassa kaudu ja eesmärk on seda protsenti veelgi suurendada, et natukene asjaajamist lihtsustada. Ja arvesse peab võtma kindlasti, nii nagu ma ennist ütlesin, nii inimese kaebusi ehk tema enda enesehinnangut oma võimekusele ja võimetele. Ja teiselt poolt siis tuleb alati meeles pidada, et me ei hinda töövõimet diagnoosipõhiselt, vaid piirangute põhiselt. Ja diagnoos on hädavajalik, nagu ma ka ennist mainisin, ka selleks, et ka visiidipõhise hindamise puhul me tegelikult ei saa teha midagi, kui terviseandmetes ei ole neid diagnoose, mis inimese piiranguid kinnitaksid. Meil on olemas 5 aasta terviseandmed, mida me saame kasutada eksperthinnangu koostamisel. Nendest terviseandmete päringutest ma räägin võib-olla natukene hiljem, aga meil on vajadusel võimalus kasutada ka vanemaid terviseandmeid. Ja kui inimene ise on terviseandmed kinni pannud ehk lukku pannud teiste arstide jaoks, tal on selleks võimalus teatud ajaks, siis töövõime hindamise ekspertarstid näevad kõiki terviseandmeid, ka neid, mida inimene tegelikult on sulgenud. Nii, dokumendipõhine ekspertiis on meil 95% juhtumitest. Ligi 3% on siis välistava seisundi hindamiseks ja ligi 2% on visiidipõhiseks hindamiseks, et see on nüüd meie teine murekoht. Sellepärast, et esialgu metoodikat arendades arvati, et visiidipõhise hindamise vajadus on keskmiselt 20%. Ja vaatamata kõikidele meie pingutustele me ei ole saanud seda protsenti praegu suuremaks. Kui me räägime töövõime ulatuse määramisest, siis me ei tahaks kuidagi öelda, et kui me ütleme, et inimene on töövõimeline, et ta on siis terve. Et nende 2 asja vahele ei saa alati kriipsu tõmmata, võrdlusmärki tõmmata, kuigi ta võib olla ka terve. Aga ikkagi töövõimeline tähendab seda, et tal on nii kerged piirangud, mis ei takista tema töötamist. Ja me alati arvestame sellega, et inimesed ei ole oma haigustes nii-öelda staatilises seisundis, vaid need muutuvad. Võimalik on teha otsus siis kuni 5 aastat ja välistavad seisundid, millest hiljem Egle paar sõna räägib. Nende puhul on siis võimalik otsus teha ka kuni vanaduspensioni eani. Ja nii nagu ma ütlesin, on otsust võimalik vaidlustada, seda on nii võimalik töötukassas kui ka halduskohtus. Ja otsuse vaidlustamise korral vaatab selle ekspertiisi esialgu üle ikkagi just nimelt seesama ekspertarst, kes ekspertiisi koostas ja vaidlustatud otsused vaatab ülati üle ka keegi töötukassa töövõime hindamise ekspertarstidest, nii et nende puhul on vähemalt 2 inimese hinnang seal. Ajas on töövõime ei ole vähenenud, otsuste arv stabiliseerunud. Jällegi siin 21. aasta juurde on tõmmatud see oranž kriips, mis tähendab seda, et selleks ajaks olid kõik eelnevalt määratud töövõime ka inimesed juba Sotsiaalkindlustusametist üle tulnud. Ja see otsuste hulgast töövõime ei ole vähenenud, hindamise protsent on ligikaudu 20, 22, 26. Muidugi ka osalise ja puuduva töövõime hinnangud on suhteliselt stabiilsed. Ja kui me vaatame nüüd korduvhindamise ja tulemusi statistikas, siis ongi keskmiselt niimoodi, et umbes 70% inimesed saavad sama otsusse ja 30% puhul on muutus siis mõlemas suunas. Töövõimeline võib muutuda osaliseks, osaline võib muutuda töövõimeliseks või osaline võib muutuda puuduvaks, sõltuvalt sellest, kuidas siis tegelikult haigused kulgevad. Ja võib-olla veel selleks, et me mitte ei vaata lakke ja ei mõtle neid piiranguid välja, vaid töövõime hindamisel on terve rida erinevaid juhendeid. Alusdokument on muidugi töövõime hindamise juhend eksperti arvamuse andmiseks, mida me oleme ka aastate jooksul juba paar korda täiendanud ja täiendusi nõuab eelkõige praktiline elu ja võib-olla ka muutused ravivõimalustes.
Miks see kõik on keeruline, on sellepärast, et töövõime hindamine, sealhulgas ka vaidemenetlus, need on ikkagi haldusmenetlused. Et kõik need asjad on pandud paika seadustega, Töötukassa hindab töövõimet töövõimetoetuse seaduse alusel ja kõikide nende protseduuride ja menetlustele kehtivad just siis haldusmenetluse seaduse tingimused. Meil oli paar sõna juttu vaietest. Nagu te näete, siis vaiete arv aastates ei ole väga suuri kõikumisi teinud. 2025. aastal oli vaideid ikkagi 2547, natukene vähem. Aga võib-olla siin on põhjuseks see, et natukene tõuseb kohtuasjade arv. Seda on just võib-olla viimase aasta või poole jooksul näha olnud. See tähendab, inimene võib pöörduda esmaselt juba halduskohtusse, ta ei pea esitama Töötukassale vaiet. Ja ka rahuldatud vaiete osatähtsus ei ole üldse mitte suur, et vaide rahuldamise põhjuseks enamasti on see, et on lisandunud uued terviseandmed ja need terviseandmed tulevad pärast seda, kui ekspertiisi otsus on tehtud. Inimene ei ole rahul selle otsusega, ta ruttu otsib üles oma arsti või oma arstid, kelle juures ta käib. Ja siis lisanduvad just selle vaidemenetluse käigus sageli terviseandmed, mis on põhjuseks vaiete rahuldamisele. Aga sellele vaatamata ei ole neid. Nii, nüüd kadus mikrofon ära. Halloo, tuli tagasi. Ja võib-olla veel 2 slaidi, mida ma kiiresti teile näitan, sest see on minu arust päris huvitav. Missugune meil on... Tähendab, see statistika näitab ainult põhidiagnoosi, mille alusel vähenenud töövõimet hinnatakse. Väga sageli on töövõime vähenemise põhjusteks kombineeritud haigused. Aga kui me räägime põhidiagnoosist, siis te näete, et 42% on need tegelikult psüühika ja käitumishäired. Ja enesestmõistetavalt järgnevad lihasluukonna ja sidekoe haigused. Teised haiguste grupid on juba oluliselt harvemad. Ma räägin veel kord põhidiagnoosist. Ja vähenenud töövõimega inimeste diagnooside vanusegruppide järgi näete, et eriti tulevad siin noorte hulgas välja just needsamad psüühika ja käitumishäired. Lihasluukonna sidekoe haigusi on vanematel eagruppidel kindlasti rohkem. Ja närvisüsteemi haigused ja järgnevad grupid on tegelikult juba oluliselt väiksemate kõikumistega erinevate vanusegruppide vahel. Aga nüüd ma annan siis sõna juba meie doktor Egle Seppale, kes räägib nüüd, kellel on väga suur kogemus eksperthinnangute koostamisel ja kes räägib siis natukene paari näite varal töövõime hindamisest. Nii, tere ka minu poolt. Mina siis läheneksin nagu natuke praktilise poole pealt rohkem. Ehk siis nagu slaidi peal näha oli ja Tiia juba näitas, et Eestis on ju arste ikkagi väga palju, aga 317 arsti on nuusutanud nii-öelda teoorias ekspertiisi tegemist, aga neist siis tegelikult 70+ veidikene ainult teeb. Ehk siis natukene anda teile sellist ülevaadet, et kuidas see praktilises aspektis see töövõime hindamine käib. Kui me hakkaks kõikidest rääkima tervest ekspertiisist, siis me võiks tunde rääkida ja mina võiks sellest veel eriti palju võib-olla rääkida. Aga et päris lihtne see ikkagi ei ole, et teen linnukesed lahtritesse ja midagi otsustan kuskilt, et see töövõime hindamine siiski on nagu veidi keerulisem. Ja lähtub siis kõik algab töövõime hindamise taotluse täitmisest, kus inimene ise hindab oma suutlikkust. Selles taotluses on siis küsimused teatud tegevuste kohta. Siin selle näite pool ma toon välja liikumise valdkonna esimese võtmetegevuse, mis on võib-olla praktilises elus selline kõige käepärasem ja kõige mõistetavam. Ehk siis inimene ise hindab, palju ta liikuda suudab. Mitu meetrit, kaua istub, kuidas liigub treppidel, kui ohutu see ringi liikumine on. Ja need numbrid meetrites aeg seismisel, istumisel ei ole tegelikult võetud ka laest, vaid see on ikkagi metoodiliselt
läbimõeldud, kasutatud seal väga paljusid selliseid populatsiooniuuringuid, ehk siis näitena võib-olla, et on leitud, et kui inimene liigub ainult kuni 200 meetrit, siis ta väljaspool kodu liikuma võimeline ei ole, on ju. Kui tema liikumistrajektoor ikkagi ulatub üle 200 meetri, siis ta on võimeline ka välja minema. Ehk siis see ei baseera ainult sellele, et me kuskilt oleme võtnud mingisuguse suvalise meetrite arvu. Inimene täidab sellest ära, selle küsimustiku ära ja sealt siis tekib meile ekspertarstile selline nähtav skoor, kus on siis kirjeldus, kuidas inimene oma liikumisvõimet hindab, millega ta hakkama saab, mida ta kasutab, aga kõiki neid kirjutisi ja lauseid, mida inimene siin kirjeldab, peavad tegelikult kinnitama terviseandmed ja terviseandmete objektiivne leid. Ehk siis inimesed tihtipeale ju kirjutavad, et nad ei saa üldse liikuda, nad on täiesti kõrvalabist sõltuv, ainult kepiga saab voodist tõusta ja nii edasi, aga objektiivsetes andmetes see ei kajastu nende struktuurimuutustes ja seda kõike peab siis ekspertarst hakkama otsima. Ehk siis see, mida patsient teie jaoks, meie jaoks siis taotleja kirjutab, ei ole see, et me alati kinnitame selle. Ja miks me seda ei kinnita? See ei ole lihtsalt jälle selline linnukeste tegemine lahtritesse, vaid selleks on meil siis olemas juhendid. Ja läbi aastate on siis sellise pikkade põhjalike protsessidega 2 suurema haigusgrupi jaoks, nagu siis psüühika- ja käitumishäired ja lihasluukonna häired. Oleme siis siin meeskonna tööd tehes praktilistes meditsiinis töötavate inimestega asju arutades koostanud juhendeid, et praegusel hetkel küll tõesti on nagu 2 haigusgrupi kohta sellised mahukad suured juhendid. Ja tugiliikumisgrupi kohta on siis mitte diagnoosipõhine, vaid võimekuse funktsioonipõhine, tegutsemispõhine juhend, et siin on palju tihedat kirja ja ma mitte sellepärast ei toonud selle teile siia välja selleks, et te kõik ridarealt selle saaksite läbi lugeda, vaid lihtsalt näitena. Et me oleme sinna juhendisse toonud tegutsemise keerukuse astmetena, et ehk siis samalaadsed tegevused erinevate keerukusastmete juures, mis siis kinnitavad meile, kas võtmetegevuse sooritus on siis kerge, mõõdukas, raskelt häiritud ja nii on siis iga valdkonna ja iga võtmetegevuse kohta. Ja selle juhendi abil ja baseerudes siis terviseandmetele, mida teie, head kolleegid, olete siis sinna tervise infosüsteemi sisestanud, kujuneb siis ekspertarstil otsus, millised, kui rasked võtmetegevuse piirangud sellel taotlejal esinevad. Võtmetegevuse piirang on alati kindel ühik, et me ei kaalu siin midagi, et kas äkki on nii või äkki on naa, et selle kindla otsuse, milline see võtmetegevuse piirang on, millise raskusastmega, annab meile siiski tervise infosüsteemi sisestatud objektiivsed andmed ja loomulikult arvestatakse alati ka taotleja enda poolt kirjeldatud kaebuste ja võimekusega. Ja sellest siis kujuneb selline RFK põhine koodide väljendus, mõtleme siis niimoodi, mille baasil siis moodustatakse otsus. Ehk siis sellesse otsusesse ei tule kunagi otseselt üle terviseandmeid, vaid koodipõhiselt sooritusvõime kirjeldus, funktsiooni häire ja struktuuri kahjustus. Kõrvale toon ka vaimse võimekuse, mis käib siis analoogselt, täpselt samamoodi taotleja täidab oma suutlikkus vaimses võimekuses, kus on analoogselt kehalistele, somaatilistele vaevustele siis küsimused tema õppimisvõime kohta, kas ta suudab tegevusi sooritada, kui kiiresti, kuidas ta suudab analüüsida, lihtsad tegevused. Inimene kirjeldab siin, võimalus on kirjeldada ka põhjalikumad, meil on ekspertiise, kus on väga pikad kirjeldused. Ja sellest siis kujuneb ekspertarstile ekspertiisi selline infoväli, mida ta saab siis taotlejalt
Psüühikahäire puhul on tihti see, et teatud psüühikahäired, nagu näiteks luululised häired, hindavad oma võimekust kas siis üle või siis meeleoluhäirete puhul või vastupidi, luululiste häirete puhul alla ja meeleoluhäirete puhul üle. Ja siis peab ekspertarst olema see spetsialist ja ekspert, kes leiab üles terviseandmetes, kes analüüsib vastavalt psühhiaatrite poolt koostatud vaimse võimekuse häirete juhendile seda häire ulatust. Et mul on siia välja toodud sellised lõiked luululiste häirete haigusgrupi kohta. Et mida tuleb arvestada, sest meil ekspertarstide hulgas siiski on psühhiaatreid vähemuses ja ekspertarstide koolitus ei ole üles ehitatud niimoodi, et somaatilised arstid hindavad ainult somaatilisi haigusi ja töövõimet ja psühhiaatrid hindavad siis ainult vaimset võimekust. Et TTO-de siseselt on teinekord sellised kokkulepped küll, et on osad arstid, kes võib-olla ei tunne ennast nii kindlalt ühe või teise puhul, aga üldjuhul siiski enamus ekspertarste hindab üldiselt, ei hinda ainult diagnoosigrupi põhiselt, eks ju, et meil ei jaotata neid ekspertiise sedaviisi. Ja sellele juhendile toetudes, taotleja kaebusteid arvestades kujuneb siis ekspertarstil arvamus tema piirangute raskusastmete osas ja sellest siis ka skoorid. Neid skoore tuleb alati põhjendada. Me ei too kunagi välja nendesse põhjendustesse terviseandmeid, et see on seotud delikaatsete andmetega ja seda osa nüüd põhjenduste osa näeb ka menetleja ehk siis mittemeditsiiniline personal, seda näevad ka siis taotleja küll ise, tema oma andmed võib vaadata, aga selle tõttu ei tooda põhjendustesse välja kunagi meditsiinilisi terviseandmeid, et ekspertarst kirjeldab seal oma sõnadega, miks ta selle võtmetegevuse piirangu raskusastme just selliseks hindas. Ja analoogselt siis kehalise võimekuse valdkonnale ka siin kujuneb siis lõppkokkuvõttes RFK põhiselt selline pilt inimese tegevusvõimest. Igal koodil on oma tähendus, et kes võib-olla RFK-ga on rohkem kokku puutunud, siis selle oskuste omandamise juures on tegelikult pikk põhjalik selgitus, mis sinna alla kuulub. Et ehk siis see lihtsalt ei ole nii, et midagi kuskilt võetakse. See on päris pikk ja põhjalik töö, võtab päris palju aega, analüüsivõimet ja mis seal salata, võib-olla igale arstile ei sobi ka see, et see eeldab ka natukene distantseerumist kliinilisest tööst, et me ei saa alati arvestada kliiniliste aspektidega, vaid me hindame ikkagi töövõimet ja selle tõttu ka see otsus tuleb töövõimest lähtuvalt. Et see, kui otsus on tehtud võib-olla 8 aastaks, ei tähenda seda, et see haiguse kulg on 2 aastat, et see lähtub töövõimest. Et on haiguseid, mis on sellise kuluga, et lainetava kuluga ja kus see otsus ongi põhjendatud lühemaajaliselt, aga on selliseid haigusseisundeid, kus siis see maksimaalne kehtivusaeg 5 aastat on omal kohal, on ju, hea ravisoostumus, pikalt kestnud haiguseas seisus on ju ja see otsuse põhjendus kestvuse osas on ka täiesti adekvaatne. Siis üks slaid selle kohta, et kuidas selline hinnang üldse välja näeb. Et see on siis selline paragrahvidest koosnev ametlik pilt. Selle dokumendi koostab menetleja. Ja see on siis see otsus, mis läheb taotlejale. Taotleja näeb tegelikult digiloost ehk siis sealt patsiendi terviseportaalist, mitte digiloost, kogu ekspertiisi. Aga patsiendi portaalis nähtav ekspertiis ei ole nähtav arstidele. Meie näeme seda lõppotsust, ehk siis lõppotsus on näha andmevaaturis, praegu vist on see nüüd tervisejuhtimise töölaud, aga andmevaatur nädala alguses vastuvõtul veel vaatasin, on täiesti olemas ja sealt võib näha, kui pikaks ajaks ja milline see otsus on. Et kas on siis osaline või on puuduv töövõime. Nüüd Tiia siin eelnevalt ühe slaidi peal mainis, et meil on ka üks selline väike grupp haigusseisundeid, mida me puhtalt hindame diagnoosipõhiselt. Need on siis välistavad seisundid, kus siis
selline raske muutumatu terviseseisund mõjutab isiku töövõimet sedavõrd, et põhjustab töövõime puudumise. Kuigi on teatud haigusgrupid, kus siiski ka välistava seisundiga inimene töötab. See, et tal on välistav seisund, ei tähenda seda, et inimene ei või töötada. Meil on päris palju süsteemsel onkoloogilisel palliatiivravil olevaid haigeid, kes tegelikult on tööturul aktiivsed. Meil on hingamispuudulikkusega haigeid, kes kasutavad lisahapnikku ja on tööturul aktiivsed, et see ei tähenda tegelikult seda, et inimene ei või töötada. Aga tema seisund on selline, et seda töövõime hindamist ei ole mõtet korduvalt ja korduvalt läbida, seda pikka ekspertiisi ei ole mõtet ega mõistlik teha ja seetõttu teeme selle otsuse siis lihtsustatud korras, kus ekspertarst kontrollib terviseandmete põhjal selle välistava seisundi olemasolu ja koostab siis eksperdi arvamuse. Nendeks välistavasteks seisunditeks midagi on ära kadunud, aga no pole hullu. Et kirjeldused on olemas, on siis sellised 6 haigusgruppi. Et esimesel kohal on siis pahaloomulise kasvaja parimal toetaval ravil. Sinna ei kuulu onkospetsiifiline süsteemravi palliatiivsel eesmärgil. Ehk kui see otsus tuleb patsiendi enda, tema raviarsti ja konsiiliumi otsusele, et onkospetsiifilist ravi ei rakendata ja on näidustatud vaid parim toetav ravi ehk siis valuvaigistav ravi, eluliselt olulisi funktsioone toetav ravi, siis see on välistav seisund. Algusaastatel oli selleks 4. staadiumi onkoloogiline haigus. Aga aegade arenedes, meditsiini arenedes me teame ju kõik, kui hästi on onkoloogiline ravi tegelikult edasi arenenud, kui spetsiifiliseks on ravi läinud, kui paljusid inimesi saab aidata ja nende elu ja elukvaliteeti pikendada ja toetada. Ja selle tõttu ka enam aastat täpselt ei mäleta, oli otsus, et see ei ole 4. staadium, mis selle välistava seisundi loob, sellepärast, et meil juhtus terve grupp inimesi, kellel oli 20 aastat möödas juba remissioon, inimene oli täiseluvõimeline, mingit haigust enam ei olnud, aga ta välistav seisund oli selle tõttu, et tal oli 4. staadium kunagi püstitatud. Siis dialüüsravi, seal on siis mõlemad, nii hemodialüüsravi kui peritoneaaldialüüs. Ja esimese puhul me teeme selle otsuse vanaduspensionieani, siis selle onkoloogilise toetava ravi puhul. Dialüüsravi puhul seda otsust vanaduspensioni me ei tee juhul, kui inimene on näiteks siiriku ootel, ta on siis neerusiirdamise ootel, küll aga tuleb see otsus vanaduspensionini siis, kui ta mingil põhjusel ei kuulu sinna ootelehele. Siis on dementsussündroomid. Dementsussündroomide jaoks on siis psühhiaatrid toonud välja konkreetsed RHK diagnoosid. Ja seal on siis F0-03, 051 ja siis on F.73 viitega dementsussündroomid. Täpselt samamoodi vanaduspensioni määratava otsusega. Juhitav hingamine, kopsude mehaaniline ventilatsioon, kus puudub iseseisev hingamistegevus ja pidev hapnikravi tähendab seda, et veregaaside analüüsis on siis hapniku osarõhk alla 60 mm elavhõbeda sammast ja tema hapniku kontsentraatori vajadus on siis enam kui 16 tundi ööpäevas. Ja sellistel juhtudel ka me ei tee otsust alati vanaduspensionina, et see on juhtumipõhine, et kui inimene näiteks on kopsusiirdamise ootel, siis tegelikult on võimalik, et tema töövõime suutlikkus paraneb ja ei ole põhjendatud kuni vanaduspensionieani otsuse tegemine. Küll aga siis, kui ta sinna ei kuulu või on mingid sellised terviseseisundid, kus ei ole oodata ega loota seisundi paranemist või pigem haiguse progresseerumist, siis sellisel juhul küll tuleb see otsus vanaduspensionini. Siis vaimne alaareng. Algusaastatel kuulus meil siia välistavate seisundite hulka ainult raske ja sügav vaimne alaareng. Siis psühhiaatrite seltsiga korduvalt koos istudes, arutades ja ka tegelikult statistiliselt vaadates, et mõõduka vaimse alaarenguga inimesed valdavalt tööturul aktiivsed ei ole võimelised olema või kui siis nad teevad mingit väga sellist kindlat tööd, mis eeldab sellist erispetsiifilist toetatud töövormi, siis lisandus siia ka mõõduka vaimse alaarengu diagnoos.
Meil on palju selliseid juhtumeid, kus tegelikult sündroomides ei ole hinnatud vaimse alaarengu raskusastet. Ehk siis see on see mittespetsiifiline või täpsustamata. Sellisel juhul ei kuulu see välistava seisundiga hindamisele. Ja terminaalfaasis olevad haiged või siis kellel puudub prognoos paranemisele, vajavad ööpäevaringselt kõrvalabi, kindlasti enesehooldusel, rääkimata sellest, et nad saaksid tööturul kaasa lüüa. Sinna siis kuuluvad valdavalt sellised neurodegeneratiivsed, kaelapiirkonna rasked traumad, peaajukahjustused, kus inimene ei ole võimeline iseseisvalt hakkama saama ei endaga, rääkimata tööturul püsimisest. Meil on võimalik teha ekspertiisi koostamisel ka visiidipõhist hindamist. Visiidipõhine hindamine ei ole selleks, et me teeme analüüse, suuname uuringutele ja paneme diagnoose. Visiidipõhine hindamine tuleb kõne alla siis, kui tegelikult terviseandmed on vastuolus. Kas olemasolevad terviseandmed, mis on suhteliselt värsked ja mis on päris põhjalikud, ei kinnita lõplikult või piisavalt neid piiranguid, mida taotleja on oma taotluses kirjeldanud, või siis, kui need andmed puuduvad. Me esmalt ikkagi teeme päringu, sellepärast et visiidipõhine hindamine on üsna töö ja ajamahukas. Aga selle eeliseks on see, et me saame kaasata ekspertiisimeeskonda ehk siis erinevaid spetsialiste, kes siis teostavad erinevaid funktsionaalseid teste. Ekspertarstil on võimalik visiidipõhine hindamine teha ka ise, seda psühhiaatrid tihtipeale kasutavad või valdavalt kasutavad. Ja selleks on siis psühhiaatritel psühhiaatriline intervjuu, mille alusel nad siis seda oma otsust kujundavad. Mitte psühhiaatril, ükskõik mis erialaarstil, ekspertarstil on võimalik teha siis arstlik läbivaatus, eks ole. Arstlik läbivaatus ei tähenda see, et me teeme mingeid väga keerulisi funktsionaalseid teste, vaid see on see arsti igapäevane töö. Anamneesi võtmine, kaebuste täpsustamine, üldine läbivaatus, ehk siis kõik see, mida me tegelikult oskame ülikoolist saadud haridusega peale hakata. Ja vahel on vaja ka anda selgitusi, et olles ise päris pikalt ekspertarstina töötanud, siis tihtipeale visiidi käigus on võimalik ka patsiendile selgitada, milleks üks või teine vajalik on või millisele sellisele juhendile või siis mõttele või siis kliinilisele arvamusele see otsus nagu baseerub. Et minul jäi nüüd natukene aega üle, et saame edasi liikuda.